Tere tulemast! Mina olen Jaan. Olen filosoofiahuviline ning samuti huvitab mind loodus. Kellegagi esmakordselt kohtudes küsin alati, millal sa viimati matkal käisid? Niisiis, millal sina viimati matkal käisid? Ma kutsun sind endaga kaasa teekonnale. Kas tuled? Nagu öeldakse, ka 1000 miili pikkune teekond algab esimesest sammust. Meil on nüüd tarvis leida õige suund. Kas sa näed seinal maale? Maalidest vasakut kätt paistab üks uks. Lähme. Vaatame, milline maastik meie ees lahti hargneb. Jõudes esimese peatuspaigani, soovitan sul valida ise oma vaatluspunkt. Vahel on hea ka liikuda ja oma vaatepunkti muuta. Ma alustasin üldse rahvatantsuga sellepärast, et mu vanemõde käis rahvatantsus ja siis ma sain selle tantsupisiku. See on tõesti üks parimaid asju, mis on minuga üldse juhtunud. Olen tõesti väga-väga huvitatud pärimustantsudest. Nad tekitavad sellist vabadustunnet minu sees, et ma ei tea, hästi mõnus. Ja samuti see tekitab minus väga palju rõõmu. Eriti just see, et trennis käin oma väga heade sõpradega ja see on selline, rahvatants on väga selline sotsiaalne ikka tegevus, et isegi kui trennid on vahest rasked ja võib-olla väsitavad, siis ikkagi sa tahad iga kord tagasi minna, sest et sa tead, et esiteks sinu väga head sõbrad ootavad sind ja trennid on tegelikult ülilõbusad ja saab õppida uusi ägedaid tantse ja siis nendega saab esineda ja siis kostüümid ja siis kõik see kokku see lihtsalt tekitab sellise väga erilise tunde, et mis on minu elu paremaks muutnud, et tõesti väga armastan seda hobi, mis mul on. Ja tõesti, et see kõik pärimus ja kultuur on nüüd üks väga suur osa minu elust ja see tekitab minus ülimalt suurt rõõmu ja ma olen väga tänulik, et nii juhtus. On aeg edasi liikuda. Kas sa näed treppi? Leia üles trepp ja alustame oma teekonda ülesmäge. Ülesmäge liikumine tuletab mulle meelde Kreeka müüti kuningas Sisyphosest, kes oli niivõrd salakaval, et tal õnnestus petta nii jumalaid kui ka surma. Näiteks, kui surm tuli Sisyphost allmaailma viima, vedas Sisyphos surma ninapidi ja hoopis vangistas ta. Et surm oli aheldatud ja ei saanud oma tööd teha, siis muidugi inimesed enam ei surnud. Kui pettus ilmsiks tuli, pidi Sisyphos surnute riiki tagasi minema ning talle määrati ränk karistus. Ta peab suurt kivirahnu mäest üles lükkama, mis tippu jõudes kohe tagasi alla veereb. Ja nii igavesti. Lakkamatu pingutus, ahastus ja piin ja täiesti asjatult. Jõudes peatuspaigani, vali jälle ise oma vaatluspunkt.
Mina tantsin, sest minu jaoks annab tantsimine mulle vabaduse. Ma saan olla see inimene, kes mina päriselt olen ja ma ei pea olema keegi teine. Ma saan lihtsalt nautida tantsimist. Ma saan kõik päevased probleemid ja mõtted korra kõrvale panna. Tantsimine on midagi enamat. Tantsides sa jätad iga kord tükikese oma südamest sinna. Tantsides su hing saab vabaks. Seda ei oska isegi kirjeldada. See on rahutunne. Ja tantsimine on minu jaoks nii oluline, sest see võimaldab sul olla kõige parem versioon iseendast. Sa ei pea kunagi ennast võrdlema kellegi teisega. See on viis, kuidas sa väljendada oma tundeid, mõtteid, just ilma sõnadeta. Ja tantsides saan olla täielikult mina ise. Ning lisaks on tants minu jaoks nagu oma sisemaailma peegeldus. Peamine on see, et tantsimine ju toob mind inimestega kokku. Leiame taas üles trepid. Tundub, et meie mäenõlvak on ellu ärganud. Muideks, prantsuse filosoof Albert Camus arvas, et Sisyphose müüt on ideaalne metafoor inimelule siin maailmas. Tihtipeale avastame, et justkui üks ja sama päev korduks pidevalt. Teeme tööd ning hoolimata oma pingutustest edasi jõuda, liigume tegelikult kõik ju ainult lähemale oma surmale. Ma saan tantsimisega end väljendada. Tantsides tunnen ennast iseendana. Mul on olnud hetki, kui on tahtnud alla anda, sellepärast et ma tunnen, et ma olen teistest halvem ja ma tunnen, et mul ei ole enam jaksu ega motivatsiooni. Mina tantsin, et arendada oma loovust. Kõik mu mured ja probleemid jäävad tantsurumist väljapoole ja mul hakkab kohe kergem. Kui meile avaneb tee, lähme uurime, kuhu see viib. Liigume edasi ülespoole. Me ei ole vabad, vaid oleme seotud lõputute kohustustega. Ja see ju tekitab küsimuse, et kas need asjad, mida me igapäevaselt teeme, on üldse suures plaanis kuidagi olulised või on kokkuvõttes kõik need pingutused asjatud. Sellise küsimuse ees seismine on äärmiselt ebamugav. Inimene ju vajab mingit eesmärki või tähendust, mis annaks ta elule mõtte ja seeläbi ka õnnetunde. Oma otsingutel pöörduvad inimesed selle maailma poole ja küsivad: universum, ütle, mis plaan on mulle ette antud, mis funktsiooni täidan kõiksuses? Vastuseks vaid vaikus. Ma tantsin sellepärast, et see aitab mind mõista teisi tantsijaid. Ma ei oska ilma tantsuta elada. Ma tunnen ennast tantsides iseendana. Ma tunnen end vabana.
tantsides mu hing puhkab, minu vaim ja hing saavad tantsust toidetud. Ma leian tantsides iseendaga taas kontakti. Ma olen õnnelikum ja positiivsem peale tantsutundi. Ma ei kujuta ette, kus või kes ma ilma tantsuta oleks. Tantsimine on tore ja lõbus. See, et on raske, on osa protsessist ja see tähendab lihtsalt, et ma arenen. Me ei tea, mis on meie eesmärk või kas meil on üldse mingit eesmärki suures plaanis. Sellises teadmatuses elada ja pidevalt pingutada on ju tegelikult naeruväärne. Sellepärast Camus nimetas seda absurdiks. Ta väidab, et elame absurdiseisundis. Absurd sünnib vastuolust inimlike ootuste ja maailma vaikimise vahel. Pöörame oma pilgu taas treppide poole. Mäenõlv kõneleb taas. Camus arvas, et võiksime hoopis leppida selle probleemiga. Võtta absurd avasüli vastu. Leida mugavus ebamugavuses. Camus jaoks on selline inimene vapper ja julge. Ta on absurdikangelane. Sest vaadata absurdsusele otse näkku tähendab sellest üle olla. Tantsimine annab mulle sõpru ning toetab mind erinevatel hetkedel elus. Tantsimine paneb mind tundma vabalt, loominguliselt ning ka rõõmsana. Et end arendada, end ületada ning end armastada. Tantsides on ka mu vaimne tervis korras. Tants mõjub mulle väga positiivselt ja nii meelele, hingele kui vaimele, sest siis on mul tavaliselt kõik hästi ja tuju on hea. See teeb mind õnnelikuks. Tants on osa mu hingest. Nii hea võimalus, kuidas ennast väljendada. Jätkame teekonda ülesmäge. Camus lahendus eksistentsiaalsele kriisile on võtta vastu absurd ja lõpetada lootmine mingisugusele teistsugusele maailmale kusagil mujal. Selle asemel soovitab ta keskenduda rikkusele, mis on elamine siin ja praegu. Camus jaoks on siin ja praegu põhiolemuselt meeleline. Ta räägib sellest, et on oluline nautida väikseid rõõme, näiteks sõpradega aja veetmine. Tema nõuanne on: tee asju, mis panevad sind ennast hästi tundma, leia rahuldus ka vaeva nägemisest, ela vabalt ja kirglikult.
Tants annab mulle viisi ennast loominguliselt arendada ning tants paneb mind enesekindlalt ja rõõmsalt tundma. Tantsimise juures on kindlasti raske järjepidevus ja vahel on raske tantsu kõrvalt teisi asju teha, aga lõppude lõpuks ma tean, et see on, mida ma tahan teha ja milles ma tahan areneda. Tantsutrenn on see hetk päevas, kui unustan ära kõik muud mõtted. Saan täielikult vabaks lasta ning nautida enda väljendamist. Minu jaoks on tantsimise juures olnud raske see, kui mul näiteks ei ole motivatsiooni tantsida ja siis ma nagu pean tulema trenni ja olema nagu kohal. Ja kui inimesed nagu mu ümber on ka nagu kas siis halvas tujus, siis see võtab mul ka nagu tuju olla. Ja näiteks kui ma näen mõnikord, et mingi inimene on must parem, siis nagu mõnikord see toob mulle motivatsiooni juurde, aga siis mõnikord see just võtab mul motivatsiooni nagu alla. Ma lihtsalt vaatan neid ja ma nagu okei, nad on nii head ja ma olen nende kõrval lihtsalt nagu okei, ma ei oska vist tantsida nii hästi kui nemad, aga jah. Läbi tantsu olen hakanud mõistma, et sellest võib nii mõndagi õppida. Kunagi ei tohi alla anda. Kõik on võimalik, kui harjutad ja proovid palju. Areng tekib ainult läbi raske töö ja vaeva ning mugavustsoonist välja astumisel. Ole alati toetav ja austa teisi. Sõprussuhted on väga olulised. Oleme jõudnud oma teekonna mäetippu. Vaatame siin maastikul natuke ringi. Me otsime nüüd taas üht ust. See on valge kahepoolne uks. Sellest läbi minnes hoiame kohe vasakut kätt, kus on väike koridor, mille otsas paistab veel üks uks. Tule. See tundub hea viis, kuidas enda elu täita. Tantsimine paneb mind tundma, et ma olen vabalt. Ma saan teha kõike, mida mu keha siis lubab mu teha. Rahulikult olla ja mõtted eemale viia ja olla lihtsalt nagu omaette ja tantsida. Allaandmist otseselt pole nagu tulnud, aga raske võib olla nagu vahepeal ei jää väga hästi need liigutused ja kombinatsioonid meelde, siis peab palju harjutama. See paneb mind tundma hästi ja Võib-olla olemegi nagu Sisyphos, kes peab üha uuesti ja uuesti rasket kivikamakat mäest üles lükkama, kuid jumalad, kes Sisyphosele sellise saatuse määrasid, ei öelnud, et Sisyphos peab selle juures õnnetu olema.
Camus ütleb, et peaksime jääma hingelt võitlejaks ja leidma tähenduse vaevanägemises. Sisyphos mõistab, et ta pingutus on suures plaanis asjatu, kuid ta naudib protsessi nii palju kui saab. Võitlus mäetipule pääsemise eest on küllaldane, et inimsüdant täita. Ma arvan, et Sisyphos on õnnelik, kirjutab Camus oma essee lõpus. Mis läheb üles, peab ka alla tulema, nagu on loodusseaduseks. Nagu Sisyphose kivirahm allume gravitatsioonile ja alustame laskumist. Leiame nüüd uue trepi. Trepi, mis viib allamäge. Tasandikule number 2 jõudes anna palun ära oma kõrvaklapid ja sisene suurde musta saali. Punkt. Side lõpp. Everyone feel a little uneasy
Each one of those lines and patterns and shapes evokes an emotional feeling. Emotional feeling that we don't understand. What your mind creates when you see a certain shape and pattern and form. You don't work in the base for 30 years without learning some tricks. You don't work in the base for 30 years without learning some tricks. Verticals, which imply strength, stability, and power. And there are horizontal lines that imply peacefulness and calmness.
patterns. Lines and patterns. Lines and patterns. Shapes. Lines and patterns. Lines, shapes and patterns. Lines and patterns. Lines and patterns.
tere õhtust! Samm sammu haaval, rivi rivi järel, käsi käes, käes käsi, tantsides ikka edasi. Tere õhtust, armsad tantsijad, tantsuõpetajad, lapsevanemad, kallid külalised. Teie ees oli meie tänane gala. Ennem, kui me tutvustame natuke täpsemalt kõiki, keda te laval nägite, ma palun lavale ühe armsa inimese, kelle puhul meie tantsuhuvihariduse galade osalemisprotsent on 90+, ehk et Liina Kersna, palun. Armsad tantsijad, head muusikud, head juhendajad, head külalised. Suur tänu selle erakordselt liigutava elamuse eest ja nii nagu ütles meie audiogiid, et tsiteerides kuulsat filosoofi Camus'd, et vaeva nägemine või vaeva nägemises tähenduse leidmine, see ongi elu mõte. Ja teil, head tantsijad, kindlasti elu mõttega probleeme ei ole, sest tantsimine, see aitab leida ühendust oma hinge, vaimu ja kehaga ja seeläbi kasvada paremaks versiooniks iseendast, nii nagu noored tantsijad meile ka audiogiidis väitsid. Ja kui inimene on heas kontaktis iseendaga, siis ta on kindlasti heas kontaktis ka oma kaaslastega. Ja üks rühmatants, see, mida me täna ka siin nägime, on justkui ideaalse ühiskonna võrdkuju, kus iga inimese erilisus, individuaalsus on hoitud ja võimestatud ja vabadus on hoitud ja kõige selle juures suudetakse üheskoos luua tervik ja muuta maailm seeläbi paremaks. Nii et väga suur tänu, et te pingutasite tänase õhtu nimel, et meid kõiki puudutada, liigutada ja muuta meid seeläbi paremateks inimesteks. Aitäh teile! Aitäh! No nii, armsad tantsuõpetajad, nüüd on teie kord. Te nägite täna tantsimas Ciara tantsukool, Karoliin Arnold. Ciara näitab ennast. T7 tantsukool, Maarja-Liisa Petroosalu, palun tulge lavale. Error tantsukool, Marju Asarov. ETA tantsukool, Liisa Laine. Ian Dance Company, Markus Monak. Dance Republica, Alisa Montes, palun. Just tantsukool, Anne Tamm Kivimets, Jõgeva, Eva Orupõld, Fööniks, Koit, Kristina Raja. Leesikad, Kristina Siig. Merstuudio, Sofi-Liis Liiv. Keeris, Claudia Kastein. Neposseede tantsuansambel, Liina Baranova. Chate tantsukool, Grööt Kiviste. S-stuudio, Leanika Mändmaa. Tote, Liisa Laine. Polli, Poliina Žukova. Berliine, Leili Väisa. Tantsutsoon, Egeli Sarv. Tantsustaar, Erika Becker. Tiina tantsustuudio. Ja Tähtvere tantsukool ja Vatriin. Ja Tähtvere noored ka palun, juhendajad. No nii, usute või mitte? Ja meie rännakus osalejad, palun tulge näidake ennast seal üleval. Nemad on rõdul meil. Tulge, tulge, tulge! Tantsjal on kiired jalad. 1, 2, 3, 2, 2, 3. No nii. Läbi kõrvaklappide tarkust tuli meil Jaan Rekorilt
ja tantsusammud nendelt noortelt. Suurepärane. Ja aitäh! Ja ega ükski asi ei saa valmis ilma selleta, et on loominguline meeskond, kes selle kõik kokku paneb. Ma ei tea, Jüri Nael, julged tulla lavale või? Etenduse lavastaja Jüri Nael. Koreograafid Liisa Laine, Kärt Tõnisson. Rännaku eestvedaja Brit Kõrsmaa. Alati on see back-up, kes lavale ei kipu tulema, nemad istuvad seal taga seina ääres ja hoolitsevad selle eest, et oleks valge tantsida. Valgustaja Joosep Kurm. Videokunstnik Tom Tristan Kedron. Väga vaikne ju ei olnud. Oli muusikat, mille järgi tantsida. Muusikaline kujundus, Muudu. Musitseerisid Kostja Sõbulevski, Arno Tamm. Tulge nüüd näidake ennast, muidu nad ei tea, kellele mis kingikott anda. Ega seda tihti ei juhtu, et tantsijad saavad live-esituses tantsida, nii et suur tänu teile. Ühte artisti me näeme päris lõpus veel, aga sellest ma praegu ei räägigi. Nii, ja loomulikult. Mis? Ja loomulikult, noored, te kõik nägite, kuhu on võimalik jõuda. Mis siis ikka? Hakake tulema, kes arvab, kellest jutt on. Meie tantsuprofessionaalid. Irina Päh. Jevgeni Kripp. Breigi ja hausiguru Marek Vetik. Jane Kensap. Ja rea esimeses otsas Mark Moonak. Suur tänu kõigile. Võite minna oma kohtadele. Me lähme edasi oma gala programmiga. Tants on selline koostegemise rõõm, nagu Liina Kersna hästi ilusti ütles, et üksi tantsides on ka tore, soolod on ka toredad, aga see on ikkagi koostegemise rõõm ja Eesti Tantsuhuvihariduse Liidul on selline hea tava, et see üks kord aastas, kui me kokku saame, siis me tunnustame neid koostööpartnereid, kellega koos on hea olnud luua ja mitte ainult tantsu, vaid ka huviharidust üldiselt. Järgmisena me soovimegi tunnustada esimesena, ootame lavale. Täname sisuka ja pikaajalise koostöö eest huvihariduse valdkonna arendav katusorganisatsioon. Ja palun lavale Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Loodus- ja Teadushuvihariduse Liit, Eesti Erahuvikoolide Liit, Eesti Huvikoolide Liit.
ühelt poolt on kurb, teiselt poolt võib tõdeda, et äkki nad töötavad praegu, sellepärast et huvihariduse inimesed ei puhka kunagi, nemad töötavad 24/7. Aga suur tänu teile viljaka koostöö eest. Aitäh! Järgmisena soovime tunnustada ühte suurepärast inimest, kes on pärit Saaremaalt, kes töötab Kultuuriministeeriumis, aga ta jäi kahjuks haigeks ja meretagune asi, ei ta pääsenud tulema, me soovime talle kiiret tervinemist, tugevat tervist ja ikkagi, et ta hoiaks meil silma peal, ehk et täname, vale paber, täname sind südamest, Anniki, me saadame sulle terviseid Saaremaale ja aplaus on igati väärt. Sellega on nii naljakas, et sa nagu valmistud ette ja siis, et ikkagi gala ja selline. Ja lõpuks läheb ikka nagu perekonna sünnipäev, et kuule, too see paber, tule siia, kus see kott jäi. Lugupeetud publik, meie järgmine tänu läheb. Täname turvalise huvihariduse eest seisja ning pikaajaline koolituspartner, Sotsiaalkindlustusamet, lastega abitelefon, Heli Suvi, palun! Nii, tantsuharidusega on nõnda, et see peab olema turvaline, lapsele peab ta midagi andma, noorele samamoodi. Ja meie Tantsuveeruse Liidu sai valmis nüüd vist lõplik variant kvaliteetse tantsuhuvihariduse põhimõtete koosloomeprotsessi panustajad. Ehk et meil on paberil, kuidas see kõik peaks olema. Ma palun lavale inimesed, kes sellesse on panustanud. Anne-Tamm Kivimets. Karoliina Arlond Seara tantsukoolist. Teele Palts T7. Leili Väisa Berliine. Tiina Kaev, Meretagune. Palun väga. Nii, suur tänu. Põhimõtteliselt mitte kaugele. Suur tänu selles huvitavas maja meid võõrustamast. Saara, kui sa ei ole väga kaugel, siis ole hea, tule palun siia. Me iga aasta oleme erinevates paikades oma galat läbi viimas ja taaskord leidsime ühe sellise toreda paika, kus meid koduselt vastu võeti. Ja mine sa tea, lastele tuleb näidata seda paika, kus on võimalik pärast õppida. Me oleme ju kus? Muusika- ja teatriakadeemia kontsertimas. Aitäh, Saara! Ja viimane tänu läheb sellele härrale, kes tõi reisimees Jaani mõtted teie kõrvadesse. Aga tema kahjuks juba pidi minema edasi, ega neid väga palju ei ole, kes sellist asja saavad meil võimaldada, aga aplaus on alati teretulnud. Üks väike asi veel. Eesti Tantsuhuvihariduse Liidus on selline oma tore väike meeskond ja nüüd on täpselt see koht, kus me näitame seda meeskonda, ennem kui pidu läbi saab.
Palun, Tantsuhariduse Liidu meeskond, tulge lavale, Anne Tamm-Kivimets, kus sa jäid? Nii, nüüd me oleme jõudnud ühe piduliku hetkeni. Kohe sõidab siit alla valge ekraan. Ja hulk inimesi, kes siin saalis on ootusärevad, kes saab tänavu Gerd Nego nimelise tantsuõpetaja preemia laureaadiks, siis hetke pärast see selgub. Et eks ta naljakas ole, et me luubime ja saadame teineteisele sõnumeid sekunditega, aga üks ekraan tuleb alla ikkagi 35 sekundit vähemalt. Ta on alati väga särtsakas ja kui mul on näiteks tuju kehv, siis pärast tundi ma lähen rõõmsa tujuga minema. Inimesena minu jaoks on ta hästi soe. Temas on mingi tabamatu salapära, mingi selline erakordne sisemine helgus ja kiirgus, mida ma sõnadesse panna ei oska, aga see on selline asi, mis hästi soojendab või hoiab hästi teeb südamele pai või selline hea soe tunne on alati temaga suheldes. Ta kogu aeg areneb ja ta tahab areneda ja seda on näha. See, kuidas ta käitub õpilastega, see, kuidas ta räägib sinuga, see, kuidas ta ise ennast kogu aeg motiveerib ja tänu sellele on motiveeritud tema õpilased. Üldiselt selline inimene, kes mõtleb väga positiivselt, et see ongi veel üks asi, mida ma võin öelda, mis innustab mind. Minu jaoks Helen on hästi kindlameelne. Tal on väga sellised selged vaated ja tõenäoliselt need muutuvad ajas. Mulle jääb alati selline mulje, et ta igal hetkel tegelikult teab, mida ta tahab. Ta on väga mitmekülgne, temas on seotud sellised erinevad tahud, et kui õpetaja vaatest vaadata, et siis ta on hästi täpne, süvitsi minev, hästi analüütiline. Klassijuhatajana näiteks, kui ta seisab oma õpilaste ees ja tal on väga kindlad veendumused, siis on teda väga raske ümber veenda, et ta on väga põhimõttekindel ja kirglik. Temaga on väga huvitav rääkida näiteks üleüldistest arengutest, et kuidas koolis võiks edasi minna või mis uuendusi teha või et selles mõttes ta on hästi sütitav, genereerib ideid ja sealt temaga on hästi tore niimoodi koos minna. Mulle väga avaldab muljet Heleni armastus oma töö vastu ja ma arvan, et see on väga tähtis õpetaja töö juures. Pühendab tegelikult palju aega selle peale, et aru saada sellest inimesest, miks ta niimoodi mõtleb ja kuidas teda aidata. Temaga on mõnus töötada ja sellepärast see, kuidas ta elab sellega ja kuidas need proovid toimub, kuidas ta päriselt keskendunud sellest, ta on näha, et ta elab tantsimisega. Mulle tundub, et ta loeb päris hästi inimkeha ja ma ei pea siin silmas mingeid füüsilisi omadusi, vaid just nimelt psühholoogilisi omadusi, et ta oskab märgata pingeid, ta oskab õigel ajal tagasi tõmmata, kui on vaja. Just selles mõttes ta tundubki mulle, et ta on toonud mingit uut mõtteviisi pedagoogikasse või kas ütleme, et tema sihtgrupp on balletitantsi, eks ole, et sinna balletitantsi ja pedagoogikasse sellist dünaamilisemat mõtteviisi. Et ei ole ainult üks võimalus, alati on rohkem võimalusi suhestuda teiste inimestega ja suhestuda õpilastega. Tal on olnud julgust rakendada sellist uutmoodi pedagoogilist lähenemist ja võib-olla mitte isegi ainult sellist läbimõeldud pedagoogilist lähenemist, vaid just nimelt inimesena inimlikkuse pakkumist õpilastele, et vähemalt kõrvalt vaadates tundub, et Helen on väga hästi leidnud selle tasakaalu, kuidas isiklikult head suhet omada oma õpilasega ja samas siiski olla ka see range õpetaja, kes ikkagi lükkab seda noort hinge ja keha
sinna suunas, kuhu siis on vaja lükata. Kui sul on näiteks raske midagi õppida ära, sa ei suuda näiteks midagi koordineerida, siis ta tuleb ja aitab sind ja sa saad koos temaga sellest probleemist jagu. Tundub, et ta tunneb vastutust valdkonna ees ja tahab seda tõesti edasi arendada, mitte siis ainult isegi oma panusega, vaid et just nimelt kaasa aidata sellele, et valdkond tervikuna ja eriti siin Muba koolis saaks edasi minna. Ta on võtnud eesmärgiks, et ta on ka klassiõpetaja, et ta toob külalispedagooge või aitab kaasa sellele, et külalispedagoogid saaksid siia tulla. Ja see kõik on väga oluline ja see ei ole ju tegelikult lihtne, kas või õpetaja töö kõrvalt, mis on nagunii väga väljakutsuv töö juba, et seda kõike veel juurde teha ja Helen teeb seda. Aga see näitab seda, et tal on mingi sellise terviklikuma pildi vaade ja soov ja jõud ja ka oskus seda siis ellu viia. Helen on kindlasti tõestus sellest, et kui sa targalt millegi nimel töötad ja pingutad, siis see toob tulemusi ja sa ikkagi on väga palju võimalikku teha ja saavutada. Kui Helen oleks balletiliigutus, siis minu arust ta võiks olla frappé. Pilatese tunnist alati harjutus 100. Selline tiipatmaan. Jeté, sest kui ma olin väike, meie klassis oli probleem see, et kõik väga nõrgad tegid jeteed ja siis me väga palju selle peale töötasime. Glissad, sest et koos Heleniga me õppisime väga pikalt ja väga täpselt ära glissaadi. No ma arvan, et relevé. 100% harjutus 100. Võib-olla sellist ühtset liigutust ongi raske välja tuua, aga dünaamika. Port de bras. Aga vabas vormis loodud port de bras, mitte see väga kanoniseeritud, vaid just selline hästi voolav, hästi loominguline, niisugune kaunis port de bras. Ma palun Kerdnego nimelise preemia üleandmiseks lavale Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidust Anu Ruusma. Palun. Ei oska sellele videole vast midagi juurde lisada, sest on tõeliselt hästi läbimõeldud ja põhjalik ülevaade Heleni tegevusest. Tahaksin soovida Helenile pikka õpetamist, palju energiat ja jõudu, et tal selleks ikkagi alati jätkuks nii-öelda kannatlikkust, mis on üks põhiline õpetaja omadus, et jaksata ikka ja jälle, kuni kõik laabub just nii, nagu õpetaja ootab ja õpilane soovib. Palun Helen sind lavale. Ma anname sõna laureaadile, palun. Sellises olukorras on muidugi keeruline. Sõnad jäävad natuke kurku kinni, aga
suur tänu kõikidele, kes on märganud minu tööd. Suur tänu minu õpetajatele. Üks nendest andis mulle praegu üle selle ilusa tänukirja. Aitäh sulle, Anu! Nii ta on, et õpilase elus võivad õpetajad tegelikult mängida päris suurt rolli. Minu elus on olnud ka väga-väga olulisi ja häid õpetajaid. Anu oli üks neist, aga nende hulgas on ka Svetlana Palojan, kes kunagi mind väga väikse algaja balletiõpilasena toetas läbi aastate. Tänu temale ma suutsin selle pika kooli läbi käia. Seal oli muidugi veel minu tugevaid toetajaid, aga mul on väga-väga hea meel, et ka hetkel on minu kõrval üks õpetaja, kes õpetab mind õpetama, kes on Ljudmilla Kirš. Ma kindlasti sooviksin ka teda tänada. Ja ma sooviksin kindlasti tänada ka oma ema, sest kõikide meie kõige esimene õpetaja me elus on ikkagi meie emad. Ta on täna ka mul siin saalis kaasas ja huvitaval kombel minu ema sõnad, mis tema mulle kunagi ütles, kui ma olin väike ja täis indu ja tahtsin kangesti tantsijaks saada, suhestuvad väga hästi meie audiorännakul kuuldud Camus sõnadega, mida ka Liina Kersna juba tsiteeris, ehk siis pingutusel on tulemus. Ja minu ema alati ütles mulle, et proovi veel ja ole töökas, sest see viib sind tulemuseni. Ja need on ka need sõnad, mida mina alati soovin oma õpilastele öelda. Aitäh teile! Me olemegi jõudnud ootamatult selle tänase päeva lõppu. Et see heli hästi kostaks, siis meil üks mees jäi mainimata, helitehnik Kaspar Brants. Aplaus! Ma oma õpilastele ütlesin ja ütlen tänase päevani jälle ühte asja, et kui sa tantsid, siis jäta see tunne meelde, sest tegelikult siis sa oled õnnelik. Ehk et tantsides me oleme õnnelikud ja seda ei tohiks unustada. Meie tänast õhtut jääb lõpetama Arno Tamm ja laulja Gea. Seda laulu, ma arvan, iga inimene, kes vähegi tantsuga on kokku puutunud, teab ja tunneb. Tegelikult võib ka kaasa tantsida. Ja nagu moodsal ajal öeldakse, kui olud ja Haridus-Teadusministeerium toetavad, siis kohtame aasta pärast. Aitäh kõigile! Ma selles suures ilmas tantsuga minna soovin, see on mu võimalustest ainuke hea. On üksnes see mu tunne, millega samme proovin ja nõnda sellest tantsust üksi ma pean.
ma tantsin ja õnnest naeran nutan, kui sellelt reisilt võtan nii suure rõõmu ma, siis tantsin, aina tantsin, mis targemat võiks teha, kui minna jälle näha, mis leian sellelt suurelt tee. Ma tantsus leian kaitset kurjale vastu seisan, kui jõud on otsas, tantsin loojangu eel. Ma suurel reisil värvid, muusika kõikjalt leian, jääb sellest tantsust maha sätendust eel. Ma tantsin ja õnnest naeran nutan, kui sellelt reisilt võtan nii suure rõõmu ma, siis tantsin, aina tantsin, mis targemat võiks teha, kui minna jälle näha, mis leian suures ilmas maailmu ees nõnda kiirelt möödub, ma tean, et siin saan olla vaid hetke, mis kingitud. Ja kui aega on vähe, ruttama pea, siis võtan maailma ainult kui üllatust. Tants annab kiiruse näha, kingitus seal, kus teised mööduvad, näha ei soovigi. Kui ükskord siin ilmas kahjuks lõpeb mu aeg, siis astun tundmata öösse tagasi. Ma metsas viljun tasa, tuhandeid hääli tunnen, kui tantsin kuulen, kuidas kasvavad puud. Ma suurelt reisilt näen, lisadan end hästi tunnen ja suudan lennata kui sügise tuul. Ma tantsin ja õnnest naeran nutan, kui sellelt reisilt võtan nii suure rõõmu ma, siis tantsin, aina tantsin, mis targemat võiks teha, kui minna jälle näha, mis leian suures ilmas maailmu ees nõnda kiirelt möödub, ma tean, et siin saan olla vaid hetke, mis kingitud. Ja kui aega on vähe, ruttama pean, siis võtan maailma ainult kui üllatust. Tants annab kiiruse näha, kingitus seal, kus teised mööduvad, näha ei soovigi. Kui ükskord siin ilmas kahjuks lõpeb mu aeg, siis astun tundmat öösse tagasi. Kui ainult õpiksin tantsima kaasa, siis ühel päeval crazy me teeksime koos. Kui ainult õpiksin tantsima kaasa, siis ühel päeval crazy me teeksime koos. Tants läbi elu, suur aitäh teile!